ärikäik. Tere kuulama Ärikäinuse saate Ärikäik 12. osa. Saatejuhtideks taas kord reporterid Gert Avasalu ja Berta Kortfelder. Tänases saates räägime me Henri Lindeliga. Tervist! Tema juhib praegu innovaatilise saunatootja Saunum tegevust. Mille peale tuli idee hakata saunakerist kui sellist üsna traditsioonilist asja täitsa ümber tegema ja kuidas see praegune lahendus üldse välja töötati? Eks tavaliselt iga äri saab alguse mingisuguse probleemi lahendamisest, et enamus ärisi tänapäeval, moodsaid ärisi saavad alguse sellest, et tehakse turu-uuringud ja siis selgitatakse välja, mis probleem on ja hakatakse siis seda probleemi lahendama. Meie toote puhul oli tegemist asutaja ja idee autori isikliku probleemiga. Nimelt talle ei meeldinud oma saunas käia. Ja kuna ta oli või on soojusinsener, siis ta hakkas oma saunas katsetama ja mõtlema välja, et kuidas seda sauna paremaks saada, küll ta pani ventilaatoreid lae alla ja küll ta hoidis ust niipidi ja naapidi ja küll ta proovis tavalise ventilatsiooniga ja ükski asi ei töötanud. Ja siis ühel hetkel tekkis mõte, et aga kui prooviks läbi mingisuguse torulaadse lahenduse ventilaatoriga tõmmata kuuma ja selle kuuma leiliauru lae alt põrandale, et mis siis saab. Ja ta põhimõtteliselt hästi lihtsustatult siis, see mida ma kirjeldasin, oligi hästi lihtsustatud praegu, siis juhtuski see, et ta sisuliselt lahendas ühe tehtega 3 suurt probleemi, mis inimestel saunas on. Praegu üldine arvamus on see, et saun on fundamentaalselt tervislik ja hea ja mõnus ja naudingut pakkuv koht, aga tegelikult ma arvan, et paljud kuulajad, kes siin ka seda podcasti kuulavad, mõtlevad korra järgi ja avastavad, et tegelikult on ikkagi elu jooksul üksjagu olnud selliseid ebameeldivaid kogemusi saunaga, kus istud saunas ja keegi tuleb avaliku sauna, näiteks viskab leili suure sahmaka ja siis sa tegelikult taha sealt nagu välja minna, aga päris mõnus ka ei ole ja no ühesõnaga on just ka tervislik koht, aga pole ka tervislik. Kui oli juba see toode välja mõeldud ja toimis, Andrus Vare on selle leiutaja nimi, tema saunas, siis umbes 20 aastat hiljem me tegime turu-uuringu. Ja me küsisime 20 aastat hiljem ja me küsisime inimeste käest, et mis siis ikkagi tegelikult see probleem on saunas. Ja inimesed ütlesid, et esimene kõige suurem probleem on hapnikupuudus, siis on väsimus, et saun tekitab tegelikult väsimust ja seal on omad nii-öelda füsioloogilised põhjused, miks see nii on. Ja kolmandaks, et seal on selline kõrvetav kuumus. Aga mis ma siin praegu ütlesin, 20 aastat hiljem, siis tegelikult idee autor Andrus Vare mõtles selle seadme välja, mille peale praegu kogu saunum on ehitatud umbes 2000. aastal, 2001. aastal. Ja siis hoidis seda 13-14 aastat ainult oma saunas, allkeldris ja siis ühel päeval tulid sõbrad külla, kes olid juhtumisi investorid Lauri Meidla ja Lauri Paever, ütlesid, et kuule, sihukest asja veel ei ole, et kas patenteerime või patenteeri ise, et kui sa tuled, siis me investeerime. Pandi äri püsti 2014 ja siis loeti poole aasta pärast turul olla. Loomulikult sellest poolest aastast sai 5 aastat ja siis 5 aastat hiljem tuli mina ettevõttesse teise töötajana ja siis ülikooli tarkuse pealt ütlesin, et teeme siis turu-uuringu ka, ehk siis, et põhimõtteliselt 2000-ndast kuni siis 2019 sügiseni põhimõtteliselt lahendati ühe mehe isiklikku probleemi ja siis pärast selgus täiesti kogemata, et kuulge, et tegelikult turg või turul inimesed arvavad ka, et siin on mingi probleem ja just täpselt juhtumisi kogemata me lahendame nagu suurt ja üleüldist probleemi. Et selles mõttes see on niisugune naljakas ja natukene ebatavaline lugu ühe äri loomise kohta, aga teisest küljest seal need nii-öelda asutajad või siis friends, fools and family round investoreid olid lihtsalt nagu sellised
sõbrad ja nagu sellised vennad, kellel võib-olla sel hetkel veits raha oli ja siis hoidsid seda asja lihtsalt oma nii-öelda rahakoti peal 5 aastat käimas, ennem kui siis nii-öelda oli see äri nii kaugelt küps, et oli võimalik oli siis nii-öelda aeg sealmaal, et sai hakata seeriat tootma ja siis kui seeria tootmiseks läks, siis tuli tootearenduste, sertifitseerimiste ja päriselt välisturgudele minek kõige muuga tegeleda, et siis oli vaja ka nii-öelda raha, et aga see on see hästi-hästi ebatavaline lugu ühest ettevõttest tegelikult. Kui palju nagu saun on nii nagu traditsiooniline asi eestlaste jaoks väga püha, et kuidas siuke modernne muutus sellises asjas vastu võeti? Hästi, mõistagi hästi, et igal pool on ta hästi vastu võetud, ta on kaasa arvatud ka Eestis hästi vastu võetud ja selleks, et saada aru, miks ta hästi vastu võetakse, siis tuleb rääkida tegelikult traditsioonilisest saunast. Saun, ma arvan, läheb ajalukku tagasi 1000 aastaid. Lõuna-Eesti suitsusaun on umbes 700 aastat vana ja on ESCO maailmapärandis, kultuuripärandis. Suitsusaun, et võib-olla mõned kuulajad ei tea, et mis asi suitsusaun on niisugune saun, kus on hästi suur kivimass, teinekord 1000-1500 kilo kive. Seda köetakse, sauna köetakse 7, 8, 9 tundi. Selles saunas ei ole korstent. Ehk siis, et kui kütmisprotsess on lõppenud, siis lastakse sealt halb ving nii-öelda välja ja siis käiakse saunas teinekord terve õhtu ja öö läbi ja hoiab hästi nii-öelda sooja. Suur kivimass annab pehme leili, mõnusa leili. Seal on veel sellised ehituslikud iseärasused, mis teevad selle saunatamise väga mõnusaks ja mugavaks. Ja see on tegelikult traditsiooniline saun. Nüüd see, kuhu ta on viimase, ütleme, et ma ei öelda 100 aasta jooksul, aga ütleme, et 50-60 aasta jooksul, kui kodudesse on hakatud panema selliseid lihtsaid lahendusi, et kui kaugele ta sellest originaalsest traditsioonilisest saunast transformeerunud on, et see on lihtsalt see on väga kaugele, ütleme siis niipidi. Ja põhimõtteliselt, mida Saunum teeb, ja jälle ma pean ütlema, et natuke kogemata, et tänu sellele patenteeritud lahendusele või erinevatele patenteeritud lahendustele toob ta siis selle originaalse traditsioonilise sauna moodsasse keskkonda või moodsasse koju nagu, tänapäevasesse koju. Ja selles mõttes ütleme niimoodi, et me ise arvame oma ettevõttes, et me tegelikult teemegi traditsioonilist sauna. Ja see, mis vahepeal on toimunud minu generatsioonis ja võib-olla generatsioon ennem ja võib-olla generatsioon ennem, et see on natuke, see ongi natuke kauge sellest, mis tegelikult traditsiooniline saun on. Et selles mõttes me saame nagu, kui ma ise käin eksportturgudel partneritega kohtumas, siis mul on alati nagu selline hea meel ja see on sirge seljaga minna, et öelda, et aga meie teemegi originaalset asja, tegelikult meie teemegi traditsioonilist asja, et see ongi tegelikult Põhjamaade saun, mida me pakume. Põhjamaade algupärane traditsiooniline saun. Ja see, et me teeme seda, toome selle 1500 kilose kivimassi jutumärkides moodsasse uude modernsesse koju, et seda saabki tegelikult teha ainult tänu tehnoloogiale. See on meil olemas, seda me teeme ja ma arvan, et kes on suitsusaunas käinud ja kes on meie saunas käinud, siis ütlebki, et aga poisid, see ongi traditsiooniline saun. See on ausalt öelda jumala ootamatu nii-öelda lähenemine, sellepärast, et ma arvan, et keskmine inimene võtab seda lihtsalt puuküttega sauna traditsioonilisena, aga jah, kui niimoodi lahti kirjeldada, siis küll. Aga nii-öelda ettevõtluse aspektist, nüüd rääkisite, et see esimene 5 aastat see asi nagu lihtsalt nii-öelda tiksus. Mis need põhilised õppetunnid nagu sellest ajast või sellest, kui nüüd tõesti see asi päriselt käima lükati? Alustame sellest, et see 5 aastat ei olnud tiksumine. Et muidugi seda 5 aastat, kui oleks kohe hakanud sinna väga palju raha sisse panema, oleks saanud lühendada. Aga
ega poistel oligi, kui nad 2014 detsembris selle firma ära tegid, siis neil oligi plaan, et nad 6 kuu pärast on turul. Nii nagu tavaliselt nende asjadega läheb, et siis 6 kuuga ei juhtu midagi. Ja ainuüksi mootor, mis on meie seadme sees, mis on niisugune eriline komponent, mida tegelikult teistel kellelgi ei ole. Selle mootori arendamine võttis aega 2 aastat. Ja siis põhimõtteliselt omas tempos pidevalt katsetades tehti jälle mingi MVP, prooviti valideerida, tuldi tagasi, sisuliselt tehti klassikalist startupi, 5 aastat arendati seda asja, kuni siis jõuti ühel hetkel sinnamaani, et nüüd vist võiks hakata seda ka mingil määral nagu seeriana pakkuma. Ja isegi sealt veel läks aega edasi, enne kui need seadmed sertifitseeritud sai ja nii edasi, aga ütleme, et tänapäeval moodsa startup-induses ma ütleks, et see protsess, mida Andrus 5 aastat tegi, siis see lihtsalt pakitakse aastasse või 2 kokku. Et aga ta ongi niisugune, kui ta seda firmat tegema hakkas, siis ta oligi 43-44, oli edukas ärimees, tegi seda natuke oma muude asjade kõrvalt võib-olla ühel hetkel intensiivsemalt, ühes pühendus ainult sellele. Ja eks see on ka niimoodi, et ega sa kohe ei pane ju nii-öelda kõiki nuppe ja lükka mängu, et kõigepealt ikkagi vaatad, et kuidas tagasiside on, kas see on ainult Eestis midagi, kas seal on ka välismaalt keegi arvab, et see on lahe ja nii edasi, et see on niisugune otsiv teekond, ütleme. Aga millised on üldse teie nagu konkurendid turul, et kas te konkureerite pigem nagu nende nagu need sauna, mis te enne kirjeldasite, või on veel niisuguseid nagu nutilahendusi? Nutilahendusi pole. Päriselt ei ole. Aga nüüd ongi see, et me konkureerime nii paljude erinevate wellness-toodetega mõnes mõttes, et võib-olla me konkureerime jõusaalidega, võib-olla me konkureerime trenažeri tootjatega, võib-olla me konkureerime jacuzzi tootjatega või basseini tootjatega. Kui me hakkasime oma äri aktiivselt tegema 4 aastat tagasi, siis me arvasime, et me konkureerime kerisetootjatega. Ala Harv ja Dülo, EOS, Huum, kes iganes. Täna me tegelikult väga ei arva, et me nendega konkureerime, et mõnes inimesed ikkagi vaatavad meie toodet, vaatavad sinna peale, vaatavad, et seal läheb kuumaks, on kivid, keris, nii olgu, aga me oleme ennast nagu järjest rohkem positsioneerimas ikkagi kui nagu wellness toode, et tegelikult see, mida meie seade, mis on küll natukene kerise väljanägemisega, et mida ta võimaldab, siis ongi niisugune 5-1 spa lahendus. Ehk siis, et tegelikult teeb palju rohkem kui lihtsalt keris ja keris tegelikult oli nii-öelda esimene arendus või innovatsioon, mille küljes on ka päris mitmed patendid, mis siis nii-öelda, mille kallal me või mille najal me siis nagu sõitsime. Et mõni on isegi öelnud, et me oleme niisugune one trick pony nagu, et meil on ventilaatoriga keris, meil on patendid küljes ja siis see ongi nagu see, mis meil on, et tegelikult ei ole, et meie mindset on pakkuda inimestele elamust või positiivset kogemust, niisugust in-house wellness lahendust ja see mõistagi ei saa kätkeda endas ainult kerist ja mingisugust raudkasti, vaid et meil on automaatikalahendused, elektroonikalahendused, automaatsed leiliviskamissüsteemid, kus nupust viskad ja täpselt selle nii-öelda suhtelise õhuniskusprotsendini, kuhu sa soovid minna ja nii edasi, et praegu me oleme nende arenduse lõppjärgus Premium Plus sauna lahenduse, kus me tegelikult kontrollime ventilatsiooni ja värske õhu pealevoolu selliselt, et säiliks niiskus, aga oleks värske õhk, et need on tegelikult hoopis nii-öelda muud asjad kui ainult nii-öelda keriste business, et meie huvi on kontrollida kliimat, meie huvi on kontrollida, või siis mitte kontrollida, aga pakkuda sellele kodusele
wellness-huvilisele või kas või saunahuvilisele lihtsalt kõige parem võimalik kasutajakogemus. Selles mõttes, tulles küsimuse alguse juurde tagasi, et kes meie konkurendid on, et siis on vähe samu asju kui üldse samu asju tegevaid konkurente, et pigem on nagu asendustooted või alternatiivtooted. Et selle sama asja pakkumiseks võimaldamiseks, mida meie teeme. Oli üks mõnda aega tagasi kohtusin ühe koolitajaga või mentoriga, kes küsis, et kui suur teil see turg siis üldse on, palju saunu maailmas on? Ma ütlesin, 18-19 miljonit. Ta ütles selle peale, kui midagi on maailmas 18-19 miljonit, siis pole mõtet seda asja üldse tehagi, sest nõudlus on nii väike lihtsalt. Ja see pani mind mõtlema, võib-olla kinnitas seda, et miks me tegeleme 18-19 miljoni nii-öelda ühikuga, kus aastani juurde kasv on võib-olla 5% aastas, miljon sauna aastas. Et me ise hindame, et selliseid regulaarseid saunakülastajaid, kes siis käivad jõusaalides, ujulates, hotellides, on aastas 300-400 miljonit. Ilmselt kui me paneme sinna juurde veel potentsiaalset jacuzzi, basseini või koduse trenažööri omanikud, siis me hakkame rääkima 500 miljonist kuni miljardist inimesest ja siis me ikka mõtleme, et aga kuidas me nüüd konkureerime selle arvega nende saunade ehitamise või saunakeriste peale, et selle 19 miljonilise turu peale. Et meie lihtsalt peame mõtlema suuremalt ja peame oma lahendusi pakkuma suuremalt ja väärtuspakkumine peab olema ja ongi suunatud selliselt, et ta lahendab midagi muud kui lihtsalt sooja õhu tootmine sauna või hüttiruumi. No kui see ongi see, et tegelikult on, eks ole, asi väga süke, ja hakkab sinna spa kanti juba minema, aga kui sa nii-öelda eemalt peale vaatad korraks, et mida see saun teeb, võib tunduda, et see on lihtsalt elektrisaunad. Et kui sa võtad inimese, kes on tugevalt puitküttega sauna usku, siis kuidas neid nagu esmajoones nii-öelda kas ümber veenda või enda poole võtta? Puitkeristega saunade kasutajad jagunevad minu hinnangul 2. See on hästi palju usu küsimus. Tähendab, ühel juhul on ta usu küsimus, teisel juhul on ta paratamatuse küsimus. Selles mõttes, et Haanjas tiigi ääres vanas hütis saun, sinna tegelikult suure tõenäosusega ei lähegi üldse sellist elektrikaablit, et oleks võimalik elektrikerist sinna paigaldada. Jätame need kõrvale, sest et nendel ei ole lihtsalt mingisugust muud lahendust kui ainult puuküttega keris. Need, kes elektri olemasolul puuküttega kerist kasutavad, siis mu arvamus on see, et nende puukerise kasutaja kogemus, see emotsioon, mida see saun neile pakub, on lihtsalt nii palju parem kui see, mis on elektrikerisega. Ja see on nüüd siis elektrikeris, mida siis on nüüd viimase 10, 2, 30, võib-olla mõnel juhul 40 aasta jooksul tarbitud. Elektrikeris, erinevalt siis puukerisest, on sageli üledimensioneeritud, ehk siis see tähendab seda, et on ruumi kohta liiga võimas. Kui ta on ruumi kohta sobiva võimsusega, siis on seal võib-olla jälle liiga vähe kive, nagu ma rääkisin, siis originaalne traditsiooniline saun on võib-olla 1500 kilose kivimassiga. Me oleme näinud elektrikeriseid kuskil nurgas, kus on niisugune 2 biotäit, 3 biotäit kive. Võib-olla 4 biotäit. See tähendab seda, et sellistes leliruumides on õhk paratamatult kuiv, hapnik on nii-öelda välja põletatud, kui te proovite seal läbi nina hingata, siis on niisugune kirbe, valus on isegi kohati läbi nina hingata. See on elektrikeris. Puuküttekeris ta vajab põlemiseks hapnikku. Hapniku kasutus selles saunaruumis on hoopis teine. Enamasti on puuküttekeristel suuremad kivimassid, mis tähendab seda, et ei köeta nii kuumaks ja kui leili visatakse, siis leil tuleb pehme, mahe, pikk. Nüüd, mida Saunum on teinud, on see, et põhimõtteliselt tänu sellele ventilatsioonisüsteemile, kus me siis saame hapnikurikka õhu nii-öelda ringlusse, siis hapniku või niisugune nii-öelda tunnetus selles saunas on tegelikult
ma väidan, et parem kui puukütte kerisega. Puhtalt lihtsalt sellepärast, et see õhu kihistumine, mida elektrikerisega saunas hästi palju tekib, siis saunumiga ei ole. Puukerisega on seda ka vähem, aga siiski on. Ma ütleks niimoodi, et meie saunadest on käinud aja jooksul, nüüd ma võin juba öelda, 1000 inimesi läbi ja ma ei ole veel näinud inimest, kes ütleb, et kui ta saunumisaunas, kus ventilaator, see meie see põhi funktsioon sees on, et ta läheks minema ja ütleks, et ei, see saun ei ole midagi väärt, et minu puuküttega saun on palju parem. Et tegelikult tänasel päeval tänu sellele lahendusele, selle moodsale lahendusele on elektrikeris või meie elektrikeris on, ma väidan, et parem kui puuküttekerisega lahendus, rääkimata siis mugavusest. Seepärast lõpuks minu jaoks näiteks isiklikult on puuküttekeris või puuga kütmine nagu ebamugav, et ma pean kuskil mingid puud organiseerima, siis ma pean need põlema panema, kus ma selle hakatuseks selle laastu või paberi võtan, kus ma selle tiku võtan, siis ma pean selle põlema panema, siis ma pean käima ja vaatama, kuidas ta seal põleb ja siis ühel hetkel võib-olla on valmis, aga siis kui ta valmis on ta siis, kui ta enam nii-öelda ei kiirga, et see kõik on nagu protsess, aga nagu ma ütlesin ennist, see on usu küsimus, sellepärast, et ma olen näinud aja jooksul ka inimesi, kes ütlevad, et aga ma tahangi maale sõita, ma tahangi vaadata ja kuulata, kuidas tuli põleb. Et ja nii ongi. Aga muidugi meil on ka nendele inimestele lahendus. Ehk siis, et meil on ju ainult see kliimafunktsioon või niisugune seade, mida Eestis on sadades puuküttekerisega saunades, kus on lisaks pandud. Ehk siis puuküttekeris, arusaadav, ja siis on meie kliimasüsteem, mis võtab ainult 60 vatti elektrit. Ehk siis, et põhimõtteliselt teeb selle õhu segamise või õhusirkulatsiooni ära, ehk siis, et ka see kihistumine, mis ebamugav, ebameeldiv õhukihistumine, mis puuküttekerisega saunas tekib, et siis see on nagu ka lahendatud, et puuküttekeriste fännidele on meil tegelikult lahendus olemas, aga ma ütlen seda, et see on legend, et elektrikeris by default on halvem või kehvem või vähem kvaliteetne lahendus kui puuküttekeris, et seal on tegelikult muud täiesti loogilised, füüsikalised, keemilised, füsioloogilised põhjused, miks inimestele tundub justkui, et puuküttekeris on parem. Ma ütlen seda, et kui panna kõrvuti puuküttekeris ja suitsusaun, siis ütleme niimoodi, et suitsusaun täiega killib selle puuküttekeris ära. Ja siis on nagu see, et mis nüüd juhtus, et nüüd nagu see jumala traditsiooniline saun nagu killis selle traditsioonilise sauna. Et saad isegi aru, et see on täiesti absurdne, et sellel pole tegelikult suurt mitte mingit pistmist. Me käime mööda Eestit, me käime mööda maailma, me nii-öelda oleme sellised nagu usukuulutajad, et tegelikult on mingi suur nagu revolutsioon toimunud või toimumas hetkel tänu sellele lahendusele, mida me pakume. Et me peame palju seletama ja palju selgitama, et see, mida te arvasite, et kuidas nagu normaalne on, siis tegelikult ei pruugigi enam normaalne olla, aga see on osa meie tööst. Aga kui me nagu räägikski nagu välisturgudele murdmisest, siis nagu sauna kontseptsiooni ei pea seletama ilmselt Eestis, Soomes, meie lähiriikides, aga kuidas nagu ülejäänud maailmaga on, näiteks USA-sse laienete? Jaa, USA-s ma väidan, et on rohkem saunu täna kui Eestis. Muidugi per capita on vähem, see on selge. Keskklassis, premium keskklassis jõukamate inimeste hulgas, see on lifestyle toode nagu selline. See on nagu asi, kui sul on bassein, siis juba on see asi ka, või põhjaosa riikides, et kus on selline Euroopa väljarandajate taust, et seal tegelikult saunad on aegade algusest peale olnud ja see pole üldse mingi küsimustki, et ma kujutan ette, et Minnesotas või Wisconsinis või Illinois on nagu, ma ei taha öelda, et sama palju per capita kui Eestis, aga tegelikult ei ole üldse nagu nii kehvasti saunadega. Üleüldiselt me ei ole kokku puutunud väga palju nende klientidega, kes saunast üldse midagi ei tea.
siis me ei lähe ka ju, kui me lähme kuhugi välispartneriga kohtuma, siis me ei lähe ju toitlustajaga kohtuma, me ikkagi lähme nagu selle business insideriga kohtuma, et selles mõttes, või kui me oleme messidel käinud, siis me ka käime ikkagi serva pidi kuidagi nii-öelda meie valdkonda puutuvatel messidel, mitte transpordimessil. Et selles mõttes me ikkagi puutume nende inimestega kokku, kes saunast teavad, kes on saunast teadlikud. Meie hinnangul, ma toon lihtsalt näite, et meie hinnangul Eestis võiks aastas müüa kuskil või müüaksegi kuskil 11, 12, 13 000 kerist. Šveitsis müüakse umbes 6-7 000 kerist. Per capita jällegi, et neil on seal umbes 10 miljonit inimest, meil 1,3, ütleme, et see on siis võib-olla kuskil 15-kordne vahe, aga tegelikult 6-7 000 kerist ei ole üldse vähe ja mitte seal ei müüda ainult keriseid, vaid seal müüakse nagu koos saunadega. Eks see on veel täiesti teine dimensioon ka nagu juures. Saksamaal kindlasti on rohkem saunu ja keriseid kui meil, võib-olla Hollandis, Belgias vähem, aga me ei pea nagu sellega väga tegelema, et saunadest ei teata. Inimesed on hotellides käinud, inimesed käivad spordiklubides tegelikult, kui meil siin võib-olla nüüd koroona ajal pandi nagu spordiklubides või kui energiakriis tuli, pandi spordiklubides mingisugused saunad kinni, et hoida elektrit kokku, siis mujal maailmas on see nagu, come on, igal pool käetakse, igal pool on, see on osa sellest kogemusest, sellest wellness kogemusest. Et väga palju tegelikult seletama ei pea ja tegelikult teadlikkus tõuseb jõhkralt ja eriti uutel turgudel, et rääkisin siin just uus turg või niisugune mitte klassikaline saunaturg, aga näiteks Ameerika Ühendriigid. Rääkisin maaletoja, kes ütles, et on viimast 3 aastat 60% aastas kasvanud. Lihtsalt ainult maaletoja, nemad ei tooda midagi, vaid nad lihtsalt nagu müüvad seda, mida teised toodavad. Või kui vaadata seda, et mida näiteks Harvey või Huum, nagu kas eelmine aasta Ameerikas tegid, siis 50-60% turu kasvu. Et tegelikult on ju palju mõistlikum olla kohal turul, mis kasvab, selle asemel, et olla juba nii-öelda turul, mis on täis. Et Soomes näiteks on erinevatel andmetel 2,2-3 miljonit sauna 5,5 miljoni inimese kohta. Ütleme sinna, et tuleb kuskilt nagu 50% aastas kasvu juurde, et siis see läheks juba absurdseks. Et selles mõttes põnevad ajad, et meie jaoks näiteks praegu üks magusturg on Austraalia. Ja mõtled, Austraalia, kuidas siis Austraalias sauna vaja on? Aga näiteks ma ise olin Austraalias mõned kuud tagasi ja ei tajukski seda või taipakski, et Austraalias on 3 mäekuurorti. Melbourne'is, mis on siis lõuna Austraalias, sul võib ühe päeva sees olla 10 kraadi ja 40 kraadi temperatuur. 10 kraadi keset nagu päeva, et see on nagu Eesti. Miks sul siis see sauni või olla? Muidugi on ja ongi. Et selles mõttes sel turul on tohutult potentsiaali ja eks meie töö on lihtsalt ja meie nägemus saunamine on see, et me peame sellel turul lihtsalt natuke teistmoodi lähenema, kui võib-olla tänased turuosalised, kui me nagu saunadest räägime, et rohkem selle wellness nurga alt, rohkem läbi tehnoloogia innovatsiooni, läbi hea elamuse või kasutajakogemuse pakkumise, et need on mingid märksõnad. Iseenesest nagu 2 võimalust on ju, kuidas näiteks, ütleme, ameeriklasele läheneda. Siin meil on teisi Eesti ettevõtjaid vist ka toimetanud Põhja-Ameerikas, kes lähevad niimoodi, eks ole, et hästi traditsiooniline Põhjamaa saun, et me teeme seda. Või siis võiks ju ameeriklasele maha müüa selle, et me oleme põhimõtteliselt nagu kodune spa. Kuidas teie teete? Me oleme omast vaatest oleme läinud rohkem nagu selle koduse spa võtmes. Ameeriklased ise tahavad või kasutavad hoopis teistsugust sloganit meie toote müümisel, kui me Euroopas kasutame, et nende slogan meie tootel on revolutionizing sauna. Ehk siis, et põhimõtteliselt nende eeldus on see, et nad müüvad inimestele, kes teavad, mis saun on, kes teavad või on kokku puutunud mingisuguselgi kujul saunaga ja nüüd nad lihtsalt pakuvad sellele tohutult teistsuguse lähenemise. Hästi põhjalik kompanii, kellega me seal tööd teeme. Me saatsime neile oma
seadmed katsetamiseks ja saime nendega kokku oktoobris 2021. Siis oli veel koroonapiirangud ja oli hirmus jant Ameerikasse saada. Pidime 3 nädalat ennem, kui Ameerikasse siseneda, siis pidime Euroopa Liidust väljas olema. Et see oli veel omaette challenge, no see selleks. Aga põhimõtteliselt mina, meie ekspordijuht, meie toonane arendusjuht lendasime kohale, panime neile seadmed püsti, käisime nendega koos saunas, et seadmed jäid neile sinna püsti. Põhimõtteliselt kuni lepingu allkirjastamiseni läks 1,5 aastat, kus nad tegelikult testisid meie seadmeid, kus nad tahtsid veenduda selles, et need asjad peavad vastu, et need suhteliselt nii-öelda karmi koormusega testisid neid, et veenduda selles, et kas see üldse on nii hea, nagu nad väidavad, et on. Tegelikult ma tulen kohe selle Ameerika juurde tagasi, aga meil on seda korduvalt öeldud, et kui me nii-öelda meilitsi või telefonitsi või Teamsi miitingu kaudu oma toodet tutvustame, siis hästi ei taheta uskuda, sellepärast et see, mida me kirjeldame, kõlab nagu võimatult. Ja me oleme saanud komplimente selle eest, et kui on siis korra saunas ära käidud, siis öeldakse tunnustavalt, et tegelikult see polegi üldse imestama panev, et see seade tegi seda, mida ta tegi, vaid see, et ta tegi seda, mida te ütlesite, et ta teeb. Ehk siis, et sageli on niimoodi, et tooted müüakse paremaks, kui nad on, ja siis pärast tuleb see pettumus, et meil on õnneks see asi, et kui me kuhugi lähme inimestega koos saunas käime, siis me teame, et me saame sinna sirge seljaga minna, et meie toode ei faili nagu. Ja väga pikka aega, kui me nii-öelda turul olime või ekspordiga tegelesime, siis meil ei olnudki muud võimalust partnerite kohtumiseks, kui kasutada nüüd mudelit, mida ma kirjeldan teile. Meil, telefonikõne või Teamsi meeting, tutvustus, lepime kohtumise kokku, saadame seadme ette, lendame kohale, paneme seadme paika, käime koos saunas õhtul ja enamasti me lähme lepingusse kas järgmine päev või väga lühikest aega peale seda, kui me oleme selle saunatamise ära teinud. Sellepärast, ja see pikka aega oli meie ainus võimalus üldse, kuidas välispartneritega kohtuda, kuna ühtegi messi ei olnud. Esimese rahvusvahelise messi me tegimegi Saksamaal eelmise aasta oktoobris. Sinnamaani me olime puhtalt niimoodi, et nagu olete sügise filmi näinud, Eesti filmi, vana filmi, kus üks proovi müüja, niimoodi nimetati, kes käis selle kohver üle õla ja pakkus inimestele kahvleid müüa, et täpselt samasugune tunne, et me käime lihtsalt mööda ilma ringi, et lihtsalt tutvustada, käia inimestega oma nii-öelda seadmega koos saunas, et tutvustada neile päriselt seda, mida see seade teeb ja miks ta nii väga siis erineb teistest. Ja selles mõttes ma olen siin rääkinud erinevate müügiinimestega ja ütlevad, et poisid, et see, mis te 2,5 aastaga olete siin kokku pannud või 2 aastaga, et 25 turule müüte 20 riigis, sealhulgas Ameerikas lepingud, et see on tegelikult nagu absurdne, et normaaljuhul need asjad niimoodi ei käi, eriti veel, kui sul ei ole võimalik messe teha. Aga see on lihtsalt räägib selle toote eest, aga Ameerikaga on selles mõttes oli üldse nagu natukene võib-olla keerulisem ja raskem, et ameeriklased on olemuselt sellised, et muidugi kohe teeme, aga siis kui päriselt tegemiseks läheb, siis natukene ikka jokutavad selle asjaga ja seal on iga kord omad põhjused, mida nad võib-olla välja kohe ei ütle. Et meil oli see, et alguses oli näha, et nad tahavad testida. Siis kui tundus, et juba on testitud, siis järgmine küsimus oli see, et aga nüüd oleks vaja ka sertifikaate. Sellepärast, et ameeriklased üldiselt väga vaatavad selle peale, et kas ka näiteks kindlustus kataks seadme puhul nagu kahjud ära, et kui sul ikkagi standarditele vastavat sertifitseeritust ei ole, et siis sellisel juhul lihtsalt inimene võtab endale päris suure riski. Ja samamoodi on see, et meie tahtsime nagu, et see sertifitseerimisprotsess võttis lõpuks üle aasta aega, et saata nii sellele kliimaseadmele kui kerisele uuel sertifikaat, mis on, ütleme, et siis see Ameerika nii-öelda kullastandard. Nüüd on see olemas ja tänu sellele me ka sinna nüüd müüme. Aga eks me tegime seal põhjalikult,
et meil siin Eestis me teeme advokaadibürooga Sorainen, kes aitas meid nii-öelda otsa peale USA advokaadibüroodega, et kui me oma juhendeid ja muid materjale koostasime, siis me töötasime koos USA advokaadibüroodega ja et tohutu nii-öelda ettevalmistus on selleks vaja ära teha, et seal nii-öelda käivitada midagi ja see partner on meil hästi põhjalik ka täna, et ta ütleb, et poisid, see, mida te teete ja see, mismoodi te välja peaksite paistma, et see on nagu Dyson, et põhimõtteliselt see teie tehnoloogia, see innovatsioon, see, kuidas te seda tehnoloogiat presenteerima peaks ja kuidas see klientide poolt vastu võetud on, et see peab olema nagu, see peab olema nii hea nagu Dysonil on ja siis lihtsalt ongi see, et proovida siin oma kodukootud vahenditega nagu Dysonit teha, et see on päris suur challenge, kui päris aus olla, et aga samas jälle sel aastal nüüd oleme juba mitu konteinerit Ameerika poole teele pannud, et ma väga loodan, et umbes aasta pärast ma saan öelda, et see pingutus, mis kõik teha vaja oli, siis on ennast ära tasunud. Te olete siin tubisse laienenud, aga ei saa salata, et teid ootab ees veel siuke startupidele tihti keeruline samm, ehk siis kasumisse jõudmine. Et kuidas teil sellega on? Me oleme selle välja öelnud, et see aasta võiks nagu ühe euroga jõuda, et eks see on selline ülikeeruline spagaat, mis tuleb ära teha. Spagaat selles mõttes, et ühelt poolt tahaks nagu turgu võtta ja tahaks minna sinna teise, kolmandasse, neljandasse kohta ja tahaks kiiresti ja veel kiiremini. Ja teisest küljest oleme nagu aru saanud, et ega kapitali võtta on järjest raskem. See tähendab seda, et tegelikult niisugune teatav ise majandamine peab tekkima ja eks me oleme ka täpselt selles samas seisus, kus me peame siis küsima, et kui palju me julgeme siin turunduse ja võib-olla tootearenduse ja tootmise pealt riske võtta ja kui palju me peame ja kui palju me saame kulusi kärpida. Sellepärast, et muidu võid öelda küll, et aga tõmbame siis oma 35 liikmelise organisatsiooni 15 peale ja aasta lõpuks oleme suure tõenäosusega kasumis, aga siis peab jälle vaatama, et aga kas see kasum on nagu eesmärk omaette või tegelikult me peaksime vaatama, et mis 24 või 25 või 26 aastal ka saab, sellepärast, et lõpuks ilma inimesteta, ilma selle tohutu pingutuse panuseta organisatsiooni ehita ja nagu meil siin nõukogu liige Lauri Meidla ütles, et ma lugesin muidugi seda Ekspressist aasta aega tagasi umbes, et 2030. aastaks me oleme maailma suurim saunaettevõte. Jaa, aga seda ei tee nagu kulusi kärpides ja ilma rahata. Et see lihtsalt, et seal on nagu see loogika viga. Samal ajal, nagu ma ütlesin, see on spagaat või niisugune kompromiss, et ma arvan, et ei mina, meie nõukogu liikmed või suurosanikud ega üleüldises plaanis aktsionärid ei taha leida eest samasugust olukorda, nagu siin paar päeva tagasi oli Ampleriga. Et nagu see mismoodi nemad teeb, mismoodi nad liikusid, mismoodi nad arenesid, ja ühel hetkel võib-olla ikkagi läksid liiga kiiresti, siis nüüd maksavad lõivu, et siin lihtsalt ongi see, et me peame lihtsalt proovima teiste vegadest õppida ja olema targemad, aga samal ajal jälle praegune tempo on see, et kasvame okeilt see aasta jälle. Eelmine aasta tegelikult oli niisugune vaheaasta või kehv aasta üleüldse meie industries, nagu, et terve Euroopa kukkus tänu sõjale, energiakriisile, eriti elektrikeriste businessis, sellepärast, et kui ikkagi elekter maksab, mida iganes ta maksab, et sa ei teagi, mis ta maksab, et siis tegelikult see mõjutas üleüldist seda nagu sektorit. Ja meie jaoks, ma arvan, me kasvasime 20%, et me oleme harjunud kordades kasvama ja nüüd me peame lihtsalt selle, mida me eelmine aasta ei kasvanud, see aasta järgi võtma, aga samal ajal juba meil ongi natukene vähem inimesi, et teha nagu mitmekordset kasvu
vähemate inimestega, et see nõuab nendelt inimestelt, kes organisatsiooni jäävad nagu väga, või organisatsioonis on väga suurt pingutust, sellepärast et noh, Eestis siin ikka startupide või ka meedia vahendusel loetakse, et kasvas nii palju, tegi seda, on tubli, kõik on lahe, aga enamus inimesi tegelikult ei taju seda, kui palju pingutust on vaja oma ettevõtmisse panna, et päriselt kasvada ja kasvada kordades. Tavaliselt ettevõtted heal juhul kasvavad 5-10%. Kui ettevõtted kasvaks 100%, siis oleks tavaline ja mitte midagi erilist, aga 100% kasvada on suur asi. Et selles mõttes, eks see aasta loodetavasti me jõuame oma eesmärgini või ütleme siis niimoodi, et kui meil eesmärgist jääb natukene puudu, siis me oleme kõvasti paremas seisus, kui me olime võib-olla 22 aasta tulemuste põhjal, kus meil oli vist 1,6 miljonit kahjumit, ja Äripäev kirjutas, et me mitte ei läinud lati alt läbi, aga me läksime keri sealt läbi oma tulemustega, aga need on niimoodi, et need paugud tuleb sisse võtta ja sellega tuleb nagu leppida, et ma ütlesin seda ka investoritega kohtumisel enne meie viimast raha kaasamist, et ega kui me ei oleks neid kulusi võtnud ja seda tööd teed, mida me eelmine aasta tegime nii turunduses ja eksportturgudele sisenemisel kui arendustegevuses, siis me poleks see aasta suurt midagi ette olnud näidata. Et see, mida me eelmine aasta tegime, siis see tegelikult juba praegu paistab nii USA turule sisenemises kui ka siis nendes uutes toodetes, mida me järjest see aasta launchime. Et see on niisugune pikk ja raske töö ja tavaliselt kui keegi küsib, et mida ma siis soovin oma inimestele või mida ma soovin oma ettevõttele, siis minu soov on see, et inimesed nagu jaksaks. Et startup klassikalises mõttes võib-olla by the book nagu definition järgi, võib-olla me ei teegi startup üldse. Aga startup minu jaoks on nagu selline meeleseisund, et kui sa oled võtnud endale positsiooni, et sa tahad kasvada, tahad innovatsiooni teha, tahad midagi uut teha ja tahad võib-olla täiesti uusi turuvõimalusi luua, siis see on startup. Ja me teeme, meie ettevõttes keskmine vanus on 40 umbes. Et me ei tee 23-25 aastastega startup, me teeme 40 aastastega keskmiselt startupi. Ja selles mõttes, et need inimesed kestaks, see on oluline. Selge, aga aitäh tulemast ja aitäh kuulamast!